Veskimetsa ratsakeskuses peeti 14. ja 15. jaanuaril tänavuse aasta esimene Eesti Ratsaspordiliidu kalenderplaani kuulunud takistussõiduvõistlus, mille raames sai muuhulgas alguse populaarne Tallinna Ratsasspordiklubi harrastajate karikasari. See aasta alustame oma Tallinna Ratsaspordiklubi juba 10. karikasarja ja nagu traditsiooniks on saanud, et karikasari on siis harrastajatele. Kahes arvestuses on madalam ring, kõrgem ring ja see aasta otsustasime, et teeme jälle asja natuke põnevamaks ehk muutsime kõrguseid. Et see aasta on meil madalam arvestus algab kõrguselt 80 centimeetrit, mis koosneb siis 3 etappi ja finaalis juba peavad harrastajad 85 hüppama ja kõrgemat arvestust alustame siis see aasta juba 100 centimeetrist ja finaal tuleb siis 105 centimeetrit. Nagu madalamgi ring, siis on 3 etappi pluss finaal. Lisaks harrastajate karikasarjale korraldatakse tänavusel aastal Veskimetsas veel mitmeid muidki võistluseid. Veskimetsas me traditsiooniliselt põhirõhuvõistlustest korraldame talvel, sest meil on hea suur maneež. Talvise loo ajal on meil siis 2 harrastajate etapivõistlust, pluss see aasta on meie juures ka harrastajate sisemeistrivõistlused ja ponide meistrivõistlused, sisemeistrivõistlused. Veebruaris on traditsiooniline Veskimetsa talvekarikas. See aasta teeme ta kõrguselt 135 centimeetrit, sest meil oma maja inimesed juba hüppavad nii kõrgelt. Esmakordselt teeme maikuus või siis proovime korraldada rakendispordivõistlust. Sügisel tuleb meil traditsiooniline koolisõit peale hüppepuhkust ja võib-olla ka toimuvad ratsakoolide meistrivõistlused meie juures see aasta. Laupäevast võistluspäeva alustati kõrgemate parkuuridega, kus kõrgusel 130 centimeetrit tegi vanematele kolleegidele silmad ette veel noorteklassi kuuluv Tallinna Ratsaspordikooli sõitja Camille Mahoni hobusega Orly Meeja, kes leidis, et võidule aitasid kaasa koduseinad. No tänane rada oli siis üpris nagu kerge, et midagi nagu otseselt rasket ei olnud. Kõrgus oli täitsa okei, nagu esimese võistluse kohta ja maneesis ka. Ja ma arvan, et mulle tõi selle võidu see, et ma võib-olla suutsin korralikult keskendudes nagu kodutall ikkagi ja ta oli ka väga tublist, on praegu puhkust saanud. 3 auhinnalist kohta võitis kõrgemast sõidust Paul Argus, kes oli teine hobusega Pükara HP ja 3. hobusega Renessin. Lisaks 6. koht hobusega Cäsar. Mahoni ja Orly Meeja võtsid auhinnalise koha vastu ka päeva alustanud 120 centimeetri sõidus, kus olid 3. Võidu võttis avaparkuurist Berit Lehtsaar hobusega Laska 14, olles parem teisena lõpetanud Rain Kohist hobusega Uppercut. Laupäeval olid lisaks kavas sõidud kõrgustel 95 ja 110 centimeetrit, kus võidud võtsid vastavalt Nele Tomson hobusega Cessia ning Olga Kõpõtova hobusega Eliumi. Pühapäeval peeti Tallinna klubi harrastajate karikasarja avaetapid. Väikese ringi 80 centimeetri sõidus jõudsid esikolmikusse Katril Patrael ja Olympus, Liina Kasemaa ja Kalants ning Aileen Suurtee hobusega Ronja Pipa. Suure ringi 100 centimeetris võttis esimese ja 3. koha Janeli Saar hobustega Mexicana ja Tobias Lausfar Ever, teine oli Priit Perna Hermelaga. Avatud 80 centimeetri võit kuulus Karmel Meltsile poniga Vipp, kes oli parim ka kõrgusel 90 centimeetrit. 100 centimeetri juuniorite parkuuri võitis aga Roosmari Laak hobusega Lavavetta.